Siin siis meie põhjamaine päike, see aialill, et seda tunneb ka iga perenaine ja iga aiapidaja, kes vähegi taimest midagi teab, et nüüd nad on hakanud kenasti õitsema ja on tõesti aia iluks, ükskõik kus aianurgas nad õitsevad, et ja muidugi temale üldse ka ravimtaimenduses ei ole üldse asendajat. Korjatakse muidugi kogu taime, nagu te teate, kalendula jälle ofitsinaalis on see tavaline kollane ilma tumeda südamikuta ja on ka kahte, ka see oranž ja ka kollane, need on paslikud korjata, teisi mitte korjata. Ja korjata ikkagi, kui kodus on neid rohkem, siis õisi, sest temal on ikka ka niimoodi, et kui ta nagu õitseb, siis mida rohkem te korjate, seda rohkem tema õitseb. Muidu kui te ei korja õisi, siis ühel hetkel on raagus ja roots ja ongi seal paigas, et ei ole ta nagu aia iluks ega ole ka sealt enam midagi võtta. Ja kindlasti võtke õied, aga kui taimi on vähe ja tahate salvi näiteks keeta, siis võib kogu maapealsest osast, sellest pehmemast osast teha. Aga õiest on ikka väga hea teed teha. Et ta on ka selline, et igapäevatee ta nagu ei oleks, et ta on ikka vajadusel mitte üle nädala juua, on samuti põletikuvastane, on immuunsust tõstev, on viirusevastane, ka aitab nagu mõru, aineid on tal palju, aitab seeduda, kui on nagu vilets seedimine või nõrk, et ei taha hästi seeduda. Ja temast võib ka tinktuure teha, temast võib salve teha, võib lihtsalt kuivatada ja selles suhtes on ta ka nagu hea, et ta hästi nagu aias püsib, külvab ise seemneid, võite ise panna, istutada kõike, et ta on ka selline väga hea ja viimasel ajal ka räägitakse kui nagu täiesti kummeli asendajast selles mõttes, et väikelastel tekib juba on väga palju kummeli allergiat, aga tema vastu nagu allergiat ei ole ja kui te teate, paljud looduslähedased need kosmeetikafirmad kasutavadki ainult lastetoodetes juba ainult saialille. Et hoiame teda kodus ja tunneme temast rõõmu nii toas, aias kui ka köögis.